Tere, siin on Tiia Aesthetic Project. On pühapäevane päev ja tulime täna Mikuga siia Kristiine MyFiti trenni. Aga enne kui me teile trenni materjali näitame, siis on meil teile pisike announcement või üllatus. Meil on tulemas selline üritus, mis on võib-olla minu jaoks ikkagi üsna märgilise tähtsusega, sest et asi on päris tõsine ja suur minu jaoks alati niimoodi. Ehk siis me plaanime teha, võib öelda siis meet-upi, aga see pole otseselt meet-up, vaid on valmis saanud üks film. Ma olen natukene andnud enne ka märku, et mul on üks suur projekt, millest ma eriti ei räägi, aga põhimõtteliselt me tegime filmi, nagu reaalse filmi, mis räägib kulturismist. Et see oli vist kuskil, mõtlen, mis kuu, mingi eelmise aasta, mõtlen, kaua me tegime seda. See on nii pikk lugu, mingi aasta aega juba tagasi algas. Ühesõnaga, need õiged sõnu. Kui ma 2017 aastal kuskil veebruaris alustasin oma sellist dieeti, võistlusdieeti, siis ma teadsin, ma tahan võistelda ja ma võtsin ühendust oma sõbraga, siis Oliveriga, Oliver Remma, kellega ma olin 11 kuud koos Kaitseväes. Ta on filmmaker, kes siis on tegelenud pulmavideote igast reklaamide asjadega. Et minust nii-öelda oskuslikum tegija sellel alal. Ja siis mõtlesin, et kuule, et mul on nüüd selline mõte, et teeks dokumentaalfilmi, et ma plaanin võistelda ja siis ma olin päris kindel, et sealt tuleb sellist materjali, mis on nagu näitamist väärt. Ja siis põhimõtteliselt hakkasimegi. See oli meeletult pikk projekt, sest et põhimõtteliselt aasta enne selle valmis saamist ju tekkis mõte ja see dokumentaalfilmid ja asjad on sellised asjad, mis võtavad ka meeletult kaua aega. Ehk siis terve see dieediperiood põhimõtteliselt me vaikselt filmisime ja jäädusime tervet seda asja. Ja nüüd siis, millal see sai 20. jaanuar, sai siis selline esimene hardcut valmis, mis on siis, Oliver tegi filmi valmis ja nüüd meil on paigas kuupäev, mis on 10. märts. Asukoht on Kinosõprus. Eventi ja sellist asja veel ei ole väljas. Ma lihtsalt teen sellise eelteate sellele kõigele. Ehk siis saate kohe märkmikud kätte võtta ja siis paika panna, enne kui rohkem infot tuleb. Google kalenderis kuupäeva ära märkida. See on vist laupäevane päev. See on laupäev ja laupäeva õhtu. Ehk siis jah, ma ei oskagi, see on nii pikk protsess olnud, et ütlen, mina olin see, kes seal füüsiliselt asju tegi, aga Remma oli nagu see, kes pani asja kokku ja dokumentaalfilm, selline filmi pikkus tuleb umbes tund aega, et see on ikka korras töö, see kõik nagu sellega on ikka läinud jõhkralt aega, et see asi kokku panna, aga see on mul siuke väike nagu unistus, et teha film, et kuna me videoid teeme, et siis film nagu viiks asja nagu järgmisele tasemele. Ongi, et filmist midagi väga paremat ei saa, et kulturismi ja fitnessi teemal tegelikult ma usun, et see on selles suhtes märgiline, et filmi Eestis sellest alast ei ole ju keegi teinud, et keegi võib mind muidugi parandada, et mina ei tea, et oleks teinud, et see on ikkagi üsna siuke jah, päris suur asi ja märgilise tähtsusega ja selline, et ma arvan, et mis see film on, et see peaks ühest küljest siis näitama seda spordiala, näitama minu ettevalmistust ja ma arvan, et eesmärk oleks siis selline, et mõtle, kui sa lähed vaatama näiteks Salmesse võistluseid, siis sa nagu näed seda kõike, mis laval toimub, saad selle emotsiooni kätte, aga see film näitab nagu ka seda, aga kõik eelnevad ka nagu selles suhtes, et sa peaksid nagu ära tundma mõned asjad, saama nagu eelaimdus, pluss siis see veel võistlus, et see on siuke eesmärk. Oliver ütles mulle, et ta tahab teha siukse filmi, milles siis ei saa mitte ainult spetsialistid aru, vaid saab ka tema vanaema aru. Ehk siis film on, ma usun, et kõigile jälgitav. Nüüd võtame kõik selle pika jutu lühemalt kokku, ehk siis 10. märts toimub
Eesti esimese kulturismi dokumentaalfilmi näitamine ja see ongi nii-öelda meie see Aestheticu kanali meetup põhimõtteliselt. Eks kõigepealt vaatame filmi ja siis me sõbime veel pärast mingi koha, kus olla, kus teha nii-öelda selline muljetamine, istumine, aga ilmselt suuremas mastaabis kui siis esimesel meetupil. Eks kui esimene meetup oli selline trenn, koolitus, siis teine nüüd uus meetup on film ja lõbu. Film ja lõbu. Aga see oligi siis meie hetkel selline väike teadaanne teile, et märkige kindlasti see 10. märts ära, laupäevane päev, kell 6 Sõpruse kinos. Et kohe varsti tuleb treiler, tuleb kõik meedia, tuleb event, piletit seekord ei ole tasuta, pilet kukub sinna kuskile 5 euro juurde ja siis saate internetist läbi piletilevi osta. Ehk siis ka siuke, et ei pea käest kätte ostma ja mingi sellised asju, et nagu kõik tehakse, teeme üsna mugavaks teile, et nagu päris asi. Ostate pileti ja et jah, aga tegelikult ma teeks hea meelega seda tasuta ka, aga lihtsalt kinosaali rentimine on siuke päris vinge asi, et me omadega vähemalt 0 tuleks, siis on siuke sümboolne summa 5 eurot, et sellepärast. No ma arvan, et see ei ole tapel. Nii, aga me oleme trennis ka niimoodi muuseas, et tulime trenni ka täna tegema. Et mul on täna rinna ja käetrenn ja sul on selline jooksev. You get the bag and fumble it, I get the bag and flip it and tumble it. Straight off the lot, 300 cash, and the car came with a blood in it. The mama a thot, and she got ass, and she gon' fuck up her bag. Pull up to the spot, living too fast, dropping it up in the stash. You get the bag and fumble it, I get the bag and flip it and tumble it. Straight off the lot, 300 cash, and the car came with a blood in it. The mama a thot, and she got ass, and she gon' fuck up her bag. Pull up to the spot, living too fast, dropping it up in the stash. You get the bag and fumble it. Sind kutsuks küll, neid moosipurka avama. You get the bag and fumble it. 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 I get the bag and flip it and tumble it. Straight off the lot, 300 cash, and the car came with a blood in it. The mama a thot, and she got ass, and she gon' fuck up her bag. Pull up to the spot, living too fast, dropping it up in the stash. You get the bag and fumble it. I get the bag and flip it and tumble it. Straight off the lot, 300 cash, and the car came with a blood in it. The mama a thot, she got ass, and she gon' fuck up her bag. Pull up to the spot, living too fast, dropping it up in the stash. You get the bag and fumble it. 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 Ma mõtlen, et mõnel on need kanepi. Mis sellest, kui ma kodus talgepäris, ma ise vaatasin, kui ma vaatasin. Sa tahtsid? Mõnel on kanepisokid, ma on brokkolisoki. Ma mõtlesin, et sa nagu ostsid kanepi ja siis kodus vaatasid, et oli brokkoli hoopis. Skämme. Meil hakkas siin just tuledel tõrje alarmtööle. Aga mul on hea, mul tegin just oma põhiasja ära, ma võin koju minna. Äkki see ongi märk, vaata. On aeg. Võib-olla see on meie viimaseks videoks ja võib-olla see video ei lähegi kunagi üles. Mingi filmi vaatame. Mind võib-olla ei ole kohal, aga film toimub ikka. Mind ka vist mitte. You get the bag and fumble it. 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 8. Ei, siin ei ole midagi, siin tuleb ka sokid ära võtta. You get the bag and fumble it. 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 I get the bag and flip it and tumble it. Straight off the lot, 300 cash, and the car came with a blood in it. The mama a thot, and she got ass, and she gon' fuck up her bag. Pull up to the spot, living too fast, dropping it up in the stash. You get the bag and fumble it. I get the bag and flip it and tumble it. Straight off the lot, 300 cash, and the car came with a blood in it. The mama a thot, she got ass, and she gon' fuck up her bag. Pull up to the spot, living too fast, dropping it up in the stash. You get the bag and fumble it. 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 You get the bag. Trenn on läbi, olen kodus, et võtsin Mikko kaamera enda kätte ja mõtlen, et lõpetan selle video ise ära, et teen omale kohe väikse söögi ja siis räägin veel natukene. Kartul, kodujuust, hakkliha,
ja porgandipihvid. siin on, ma arvan, natuke kõike. aeg on siis video kokku tõmmata ja miks ma üldse võtsin Mikolt selle kaamera enda kätte ja miks ma pole viimasel ajal eriti sellised vlog'i stiilis asju teinud, on lihtsalt see, et mul on hetkel käsil protsess siis, kus ma värskendan oma videotehnikat, ehk siis ma müün oma vana maha, ostan kunagi uue, niimoodi jooksev protsess ja hetkel mul polegi sellist vlog'i kaamerat, millega ma saan siis nii-öelda igapäevaselt YouTube'i toota. Seega siis, kui mul on vaja, ma laenan Mikolt ja hetkel on selline veidi madal periood olnud just vlog'ide igast asjadega, et viimane asi oligi vist Rumeenias ja peale seda natuke veel reisil ka. Aga selle video mõte ongi see, et ma hakkan vaikselt sinna tagasi tulema. Mul oli üsna selline pikk puhkus kõigest trennist, kõigest, et elasin sellist rahulikku elu vahepeal ja nüüd mul tänasega ongi, et lõppes 4. trenni nädal. Eks olen 4 nädalat uuesti trenni teinud ja alles nüüd hakkan tundma, et ma hakkan vaikselt nagu jõudma juba sinna punkti, kus mul on mõtet ka oma trennidest ja asjadest rääkida. Eks võib-olla järgmise ongi, et natukene kunagi lähitulevikus tutvustan teile oma praegust toitumist, oma praegust treeningut, sest et see erineb ikka kõvasti sellest, mis ma nüüd oma viimastes sellistes vlog'ides olen näidanud. Et ma treenin natuke vähem, toitun vabamalt ja ma usun, et see on ka siuke pool, mida oleks huvitav näidata. Aga üldiselt mul tuli veel paar asja meelde, mis ma tahaksin rääkida seoses selle filmiga siis. Sõpruskino mahutab umbes 210 inimest. Tegelikult on seal ka rohkem võimalus, aga siis on lihtsalt see, et on mingi lisatoolid või midagi sellist. Ehk siis kui võtta nüüd niimoodi, et meie videotel on seal umbes 2000 aktiivset jälgijat meie kanalil ja üldse platvormil. Piletid läheb müüki umbes 180 tükki, siis on reaalne, et kõik need piletid me suudame välja müüa, ehk siis saal tuleb suht täis. Et see ongi eesmärk tegelikult, et nii palju inimesi üldse, kui on võimalik saada sinna kinosaali. Et palju tööd on tehtud selle filmi kallal ja juba varsti siis tuleb treiler, event ja saate sellest rohkem teada. Aga ma loodan, et see video ütles ära, et mis on tulemas, meetup, film, rohkem videoid minu poolt ja näeme juba järgmises videos.